See raamat, mille ma siis olen kirjutanud, et see on tegelikult kasvanud välja elust enesest ja just paljude erinevate õpilaste ja ka üliõpilastega suheldes. Et noh, minu jaoks on klassikaks kujunenud see, et kui ütleme, tudeng tuleb esimest korda improvisatsioonitundi, siis ta on ärevil. Ta on tõsiselt mures sellepärast, et mida ta tegema peab. Ja noh, ilmselt tiksuvad kõik peas sellised asjad, et kas on ikka õige, kas on ikka vale, ma ei ole kunagi mänginud, ma ei ole kindel, kas ma võin seda väljendada ja nii edasi, nii edasi. Et on näha, et inimene ei ole tegelikult harjunud omaenda mõtteid, omaenda ideid nii-öelda muusikas vabalt väljendama. Ja siis tegelikult seoses selle ärevusega üldse üldise sellise fooni taustal, kus ütleme, inimestel on vaimseid probleeme palju, tekkiski mul see mõte, et tegelikult on vaja mingisugust sellist teed, mingisugust nii-öelda juhendit inimestele, kuidas ennast leida, kuidas ennast teostada, kuidas leida enesekindlust, ütleme, selgitades ka väga niimoodi detailselt ja samm-sammult lahti mingisugused nagu põhimõisted, mis võib-olla jäävad tihtipeale inimestele esoteerika valda, aga mis absoluutselt ei kuulu esoteerika valda tegelikult. Et näiteks kontakt iseendaga, et me võime küsida, mis asi on kontakt iseendaga, tavaliselt kui ma küsin seda õpilaste käest, siis ma saan väga uduseid, väga ebamääraseid vastuseid. Et minu jaoks, ka nagu ma selles raamatus kirjutan, on see umbes midagi sellist, et kui me läheme mingisse keskkonda või me vestleme kellegagi või me kuuleme mingit muusikat või vaatame mingit kunsti taiest, siis meil alati tekivad mingisugused oma ideed sellega seoses. Et tõenäoliselt nii-öelda sina kuulaja hetkel samamoodi, kui sa kuuled, mida mina räägin, ilmselt sul tekivad ka oma mõtted, võib-olla sa vaidled vastu, võib-olla ütled mõne asjaga, et jess, on täpselt see, mida mina ka arvan ja nii edasi. Et ja need mõtted ja ideed ja sinu nii-öelda selline teadvuse välisest ajust tulev vastus ongi see aines, mis on siis loov, et see kogu aeg tulvab kuskilt. Ja kui inimene seda teadvustab ja tegelikult kasutab siis väljenduses, siis me võimegi öelda, et tekib integratsioon ja inimene on endaga nii-öelda kooskõlas ja ta on endaga heas kontaktis. Et kõik sellised erinevad asjad, mis asi on kuulamine, kus see loovus tuleb, milline on üldse inimese selline potentsiaalne mänguruum, ütleme, aju seisukohast, ja see on täiesti müstiline, et kui seda uurida tegelikult, milline nii-öelda võimsus ja ulatus on inimese ajul, siis see võib täiesti pahviks lüüa. Et kõik sellised erinevad teemad on selles raamatus esindatud ja loomulikult, kuna ma räägin improvisatsioonist ja ka vaba improvisatsioonist, siis ka vabaduse küsimus. Et see on võrdlemisi kompleksne teema, aga ma ikkagi olen seal toonud välja erinevad vabaduse käsitlused ja pakkunud ka sellise omapoolse variandi, mis võiks üldse muusika tegemisel, improvisatsiooni puhul see vabadus kui selline olla. Üldiselt see haridussüsteem kipub olema ehitatud niimoodi üles, et on nii-öelda õiged lahendid ja siis valed variandid ja siis inimesi kogu aeg utsitatakse, et ära sa jumala pärast nüüd eksi, ära sa jumala pärast seda nii tee, aga kui sa nii teed, siis sa oled tubli ja just selles suunas peaks edasi minema. Et selle kohta on läbi viidud inglise keeles siis paperclip test või siis nii-öelda kirjaklambri test, mille sisuks oli siis see, et erinevates vanustes lastele, kes siis kooliteed olid alustanud, anti üks kirjaklamber ja siis jälgiti, et kui palju erinevaid asju nad suudavad selle kirjaklambriga teha. Ja see on täiesti drastiline, kuidas aasta-aastalt tegelikult see laste loovus järjest kuivas kokku. Et kui alguses see arv oli seal kuskil ligi 300 juures, siis tegelikult kuskil ütleme, enne keskkooli kindlasti oli see mõne kümneni langenud. Ja ütleme, üks teooria ongi see, et see on seotud selle
nii-öelda õige-vale raamistikuga, kus inimesed kogu aeg viibivad ja kus on pidevalt sellised eelduslikud õiged vastusevariandid justkui ette antud. Et minu jaoks on südameasjaks just see, et läbi kogu haridussüsteemi on siis õpilastel mingi ruum, vähemalt mingi ruum, kus nad saavad ise valikuid teha, ise riske hallata, saavad katsetada mis iganes mõtteid, ideid, mis neil nii-öelda sealt teaduse välisest ajust tulvavad ja siis neid teostada. Ja see peaks mingis mõttes olema selline pidev liin, mis hoiab elus just need inimese isiksuseks kasvamise põhilised väärtused, sest tegelikult haridussüsteemi mõte võiks ju olla see, et me koolitame isiksusi, kes on eneseteadlikud, kes löövad elus läbi, kellel on oma arvamus, kes vajadusel on valmis ka, ütleme, võib-olla mitte konflikti minema, aga oponeerima ja esitama siis alternatiivseid versioone, et see kõik rikastab ju keskkonda ja annab üleüldse ühiskonnale erinevaid võimalusi. Ja mina näen just improvisatsioonis ühte sellist ala, mis tõepoolest kuulub alati õpilasele. Ja see ei ole võib-olla alati nii lihtne leida, et kuidas seda läbi viia ja kuidas üldse nagu mõista õpilasest toimuvaid vaimseid protsesse ja neid pidevalt toetada, et see on kindlasti nagu üks selle raamatu selliseid põhiteemasid, et kuidas toetada seda väikest pidevalt nii-öelda kasvavat, arenevat, väga nagu põnevat ja ka väga uutest asjadest inspireeritud inimest, kes tegelikult ju sisemiselt iga laps on. Nii et seda raamatut, millest ma siin just ka rääkisin, saab vabalt osta, tellida Heino Elleri muusikakoolist.